AI-agendid on küll ülivõimekad, aga pane neid kalendrist õiget kuupäeva otsima ja tulemus on keki-meki. Vaata seda Bolt Foodi platvormi näidet. Siin on siis kalender ehk date picker ja oletame, et ma tahan võtta eelmise nädala andmeid. Kõigepealt, mis hakkab silma, on see, et siin ei ole nuppu last week, millega seda oleks väga kerge teha. Okei, vaatame edasi. Võtame siit start date lahti ja kõigepealt, mis silma hakkab siit on, et nädal hakkab pühapäevaga, Sunday. Et come on Bolt, Eesti firma, miks meil ei võiks alustada see esmaspäevaga, aga see selleks. Eelmine nädal hakkas meil 29. detsembriga, nii et valimised 29. detsember ja lõppes 4. jaanuariga. Nüüd, kui agent seda kuuvaadet näeb, siis ta ei saa aru, et me oleme vales kuus ja ta ei saa seda lugeda, sest et see on nupp, mitte tekst. Nii et siin ei ole kuskile vajutada. Ja kui ta peaks hakkama nüüd siin navigeerima erinevate kuude vahel ja otsima õiget seda kuupäeva, siis siin tekivad kohad, kus saavad vead sisse tulla. Nii et see ei ole kõige usaldusväärsem variant. Üks variant on ka tekstina siia see kuupäev sisse kirjutada. Et näiteks siis panegi 29.12.2025 ja vaadake nüüd, mis siin start date'iga juhtub, kui ma panen siia õige kuupäeva. 04.01.2026. Automaatselt muutus ära start date, ehk siis see on mingisugune date pickeri enda jama, mingi bug, aga sellegipoolest see pole usaldusväärne. Nii et endiselt oleme probleemi ees. Ja mis ma siis välja mõtlesin on see, et kõige lollikindlam viis saata agent õigeid andmeid välja võtma õigest perioodist on kirjutada otse URL-ile, otse aadressireale see kuupäev sisse. Ehk siis siin olema start date, see, end date ja see. Niimoodi ei pea jamama selle date pickeriga, ei pea arvestama platvormi enda iseärasustega. Iga kord saab kindel olla, agent loeb kuupäeva õigesti. Üks mure vähem.